Johannese evangeeliumi 21. peatükis on üks selline lõik, mis räägib sellest, et Peetrus läks kalale ja koos temaga läksid ka teised jüngrid, aga nad sellel ööl ei püüdnud mitte kui midagi. See oli peale Jeesuse surnust ülestõusmist, aga enne Jeesuse taevaminekut. No ütleme, et homme on taevaminemispäev ja sellepärast on see niimoodi ajalises mõttes täitsa sobilik täna ka selle koha pealt täna neid mõtteid siit alata. Ja ma võib-olla väga täpselt ei loegi, aga lihtsalt jutustan nagu seda lugu, mis siin on. Peetrus ütleb, et ma lähen kalale, teised ütlevad, et me tuleme ka sinuga, aga nad ei püüa midagi. Aga koidu ajal siis on nii, et Jeesus seisab kaldal. Ja Jeesus küsib siis nende käest, et lapsed, kas teil on midagi leivakõrvaseks? Nemad vastavad, et ei ole, see on 5. salm. Siis Jeesus ütleb, et heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Ja nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. No siis nad taipavad, et see on issand, kes seal on, ja nad lähevad kaldale ja mida nad siis kaldal leiavad, kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ja leiba. Ja Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Ja siis Peetrus läks ja tõmbas selle nooda mäele, mis oli täis suuri kalu, arvult 153 ja võrk ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Ja sellepärast, kallid, täna näed, hakkan nagu sellise mõttega, siin on mitmed asjad, mille juurde täna nagu mõte läheb. Üks asi on, et võrguga püüti kala. Ja see võrk oli siis täis issanda sõna peale ja see tõmmati siis sinna mäe peale ja see noot ei rebenenud, olgugi, et neid kalu oli tegelikult nii palju. Ja kallid, vaata, siin on 2 asja, on leib ja kala. See on tegelikult see issanda menüü, mida tema meile pakub ja tänasel õhtul kindlasti ka issand annab meile seda igapäevast leiba, mida me vajame. Ja samamoodi laseb ta nendel kaladel tegelikult meie juurde ujuda, mida me vajame. Vaata, see kalade parv tuli issanda sõna peale. Ja sellepärast, vaata, ütleme, et need võrdlused, mis on siin piiblis on niimoodi, et need on ühte ja teistmoodi. Näiteks kalade koha pealt on nii otseselt, et kalad on meile toiduks, eks. Nii kui piibel algab sellega, seal inimese loomise juures on selline lugu kohe, et valitsege kalad üle ka. Ja kalad on toiduks inimesele, aga kalad on samuti ka võrdluseks. Ütleme, et täitsa otseses mõttes on ka inimeste võrdluseks, on, ütleme, kui Ezekieli raamatuski on nendest paljudest kaladest on juttu ja sellepärast on see niimoodi, et need mõlemad pildid jooksku täna tegelikult meie silmade ees. Ja issandal oli huvi selle koha pealt, et kas meil on leiba ja kas meil on leivakõrvast ja nüüd tema sõna peale tegelikult nad said sellel korral selle suure kalasaagi, aga veel, ütleme, vägevama kogemuse koos oma issandaga. Jeesusega oli see moment samamoodi, kui ühel korral oli vaja maksusid maksta, nõuti nende käest seda maksu, siis ta ütleb Peetrusele, et kuule, mine viska nüüd see õng sisse ja esimene kala, mis sulle tuleb, see on see Mattiuse 17:27 ja sa saad tegelikult ära maksta selle maksu enda ja minu eest ja mine tee see ära. Ja siin on niimoodi, et 27 salm siis Mattiuse 17:27. Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse, võta esimene kala, mis üles tuleb ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest. Ja sellepärast ma ei tea, mis kala sa praegusel hetkel püüdma pead, aga vaata, issand niimoodi meie asju tegelikult lahendab. Ja sellepärast, kui sa selle kätte saad, siis see on tegelikult sinu lahendus võib-olla, kus sa pead maksud maksma, võlad maksma, vahest pannakse õlid voolama, vahest aidatakse lihtsalt, et see kala ujub su juurde, kus sa saad tegelikult selle lahenduse ja sellepärast ma ütlen, et kallid, oleme hästi tegelikult valvel. Sest et vaata, seal on nii täpne värk tegelikult, mida issand ütleb, et lähed, võtad õnge, viskad sisse, esimene, mis tuleb, sealt sa saad ja sellepärast, kallid, nii see on, et oleme hästi vastu võtmas ja kuulamas, mida tegelikult issand räägib. Nüüd ühe momendi ütlen veel ka sedasi, et millist tüüpi inimesed Jumalale meeldivad. Meeldivad need, kes täidavad tegelikult seda, võiks ütelda, seda algset käsku, mis inimestele anti. No mis see algne asi oli? Anti see käsk kätte, et mida inimesed siin maailmas peavad tegema, kui Jumal oli selle maailma loonud ja ka inimese. Et valitsege kalade üle, lindude üle, loomade üle ja siis ütleme, et kogu selle loodu üle, sellises mõttes maa ja roomajate üle on seal alguses kohe on öeldud, et see valitsev positsioon. Ja keda nüüd
issand valib endale kaaslasteks need, kes tegelikult valitsesid kalade üle. Sest et vaata, need olid kalamehed, esimesed õpilased, jüngrid, keda Jeesus kutsus. Need, kes olid tegelikult need, kes püüdsid valitseda kalade üle. Me teame, et see Luuka evangeeliumi 5. peatükis ja ütleme, need mitmes kohas on ju sellest räägitud samamoodi, kuidas Jeesus oma neid õpilasi kutsub, Mattiuse 4 või Markuse 1. peatükis, et neid kutsutakse tegelikult järve äärest, kutsutakse sealt, kus on tegelikult võrgud, kus on kala püüdmine. Ja sellepärast me näeme sedasi, et no jumal üldse kutsub tegelikult, me näeme selle järgi selliseid tegusaid inimesi. No kes olid, ütleme, karjased, need valitsesid loomade üle. Vaata, karjane peab tegelikult loomadega hakkama saama. Ja sellepärast oli niimoodi, et ja jumal ütles, et noh, te täidate tegelikult seda minu antud käsku, kui te saate karjaga hakkama. Igaüks ei saa karjaga hakkama. Aga karjane peab saama karjaga hakkama ja me näeme, kui paljud prohvetid ja kuningad ja ütleme, keda jumal kutsus, ta kutsus, nagu võiks ütelda sellele temale tegelikult meelepärase ameti juurest. Ja see võib olla põlluharimine ka. Sellepärast, et põlluharijate perest leiti see Noa, kes tegelikult hakkas ehitama ka laeva. Ja sellepärast on niimoodi, et aga jumal paneb nagu tähele, et vaata, kes on nagu selles tema tegelikult variandis siin selles maailmas ja see on, no ütleme, et väga oluline moment. Aga täna, noh, ütleme, jääme rohkem nende võrkude ja kalade juurde, võiks ütelda, et teatud määral on need pildid ja näited, mida täna nagu olen saanud ja jagan teile just nagu sellest valdkonnast. Nii et issand valis oma õpilasteks, noh, isa soovitusel, juhtimisel, need õpilased siis, kes olid eelkõige seal esimesed just seal kalapüüdjate hulgast ja ütles, et ma teen teist need inimeste püüdjad. Aga nüüd taevariigi koha pealt, Mattiuse 13:48 on üks niisugune huvitav võrdlus on ka, sest taevariiki võrreldakse mitme asjaga, 13:47, veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui nood sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse ja halvad visati minema. Nõnda ka selle ajastu lõpul inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid talle, jah. Nii et said sellest jutust aru. Aga vaadake nüüd seda samamoodi pilti, et on üks võrk, millega tegelikult püütakse, igasugused kalad tulevad, aga lõpuks tegelikult tehakse selle saagi üle ka tegelikult väga selgelt need otsuseid. Et mis siis läheb korvidesse, aga need, mis visatakse tegelikult minema ja väga karm minema viskamine oli. No ütleme, nende võrkudega oli niimoodi, et võrkusid tuli puhastada, võtta võrgud on niimoodi, et kui hakkad selle võrgu peale mõtlema, seal on teatud suurusega need aasad. Ütleme, et kui tahad suuri kalu püüda, noh siis peavad olema sellised võrgud, vähemalt millest see kala läbi ei lähe, noh ütleme, et võrk peab alati pisem olema, kui see kala ise on, eks. Pisikesed kalad, need saavad maimukesed igast võrgust võiks ütelda, et saavad läbi ujuda, sest et noh, nii tiheda võrguga nähtavasti kala ei püüta. Ja sellepärast see võrgu selline, noh ütleme, olemus tegelikult juba määrab väga palju sellest, et millised kalad ka sinna siis võrku üldse lähevad ja ka jäävad. Kui on issanda sõna peale, nüüd noh, ütleme, et räägime evangeeliumi kuulutamisest. Kui on issanda sõna peale evangeeliumi kuulutamine, siis see võrk ei rebene. Vaata, siis sa saad selle saagi nagu kätte. Need, kes oma tahtsi teevad evangeeliumi kuulutamist, nendele jääb tegelikult näppude vahele väga tegelikult vähe. Sellepärast, et ütleme, seal ei ole seda tõotust. Aga sinu sõna peale viskan sisse ja sellepärast nii nagu seal oli, et Peetruses hüüab kaaslasi ka, et kui nii palju tuleb, et teine paat tuli ka ja seal Luuka 5, kus on räägitud ja siis nad said selle saagi seal kätte. Ütleme, et väga selline eriline hetk. Nii et see pilt tuleb tegelikult sealt teatud kohta praegusel hetkel. Tuleb selle juurde, et vaata, võrgud on siin selles maailmas. Me oleme ka praegu võrgus. Me oleme internetis, oleme praegu. Seda nimetatakse, otseselt nimetatakse tegelikult võrguks. Meil on igasugu võrgud, meil on mobiilivõrgud, meil on elektrivõrgud, meil on veevõrgud, ütleme, et igasugused võrgud on siin selles maailmas. Ma lõin huvi pärast tegelikult lihtsalt nagu selle interneti sellise pildi otsingu võrkude koha pealt, et panin need networkid endale ette. Teate, siis on nendes piltides on niisugune väga huvitav nagu näha sedasi, et kuidas nad on, ütleme, kuidas nad täidavad maa.
ja kuidas nad täidavad kõrgusesse satelliitideni ja ütleme, et ja kui see on niimoodi ütleme visuaalselt nagu natukese näha, siis see on tohutu tegelikult, mis meie ümber on. Ja sellepärast, kallid, tänase võrgujutt, taevariik on selle noodasarnane, mis on siin praegusel hetkel merre heidetud ja mis veab kokku igasuguseid kalu. Kallid, praegusel hetkel on niimoodi, et evangeeliumi kuulutus on ka põhimõtteliselt läinud internetti, on läinud sinna, võrku on läinud. Ja sellepärast on niimoodi ja sellest saame meie praegusel ajal alles niimoodi rääkida. Ütleme, kõik need eelmised sajandid ja ajad, mis olid, siis nagu seda pilti nagu sellises mõttes ei olnud. Aga ütleme, et see on väga otseselt, on see igas keeles, on see inglise keeles, on see vene keeles, on see eesti keeles, siis võrk on võrk. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja kui meie praegu need elame, me saame täiesti, võiks ütelda, sellise uue ilmutuse. Ja sellepärast on nii, et meie samamoodi tegelikult peame seda tööd tegema. Ja see on ju huvitav, et näed, et öösel pidid nad tööd tegema, kalamehed olid öösel püüdmas. Nad jäid nagu tegelikult ilma. Aga kallid, mina ütlen sedasi, võrgud töötavad, ma mõtlen sedasi, üldse need levid töötavad, mingis mõttes töötavad väga hästi öö ajal. Ja sellepärast on, täna julgustan ka selle koha pealt, et nii nagu issand tarvitas seda aega, et öötundidel oli ka väga palju tegelikult isa ees palves, siis see oli selline väga tegelikult hea suhtlemise aeg ja sealt tuli väga hea tulemus. Ja sellepärast, kallid, ja vaata, siis on niimoodi, et siis on, tegelikult on need juhised on tegelikult sealt. Minul on see tänane jutlus on ka öötundidel kirjutatud lihtsalt 3.35, 27 mai, teisipäeval lähen issand ette, siis päeval saad rahuga igasugu töid teha, aga sa tead sedasi, et juba on nagu see lugu on tegelikult on nagu ära antud, et sulle, ja sellepärast ma lihtsalt julgusega seda nagu räägin ja jagan ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline issand. Nüüd ütleme seda võrgusüsteemi, vaata, vaenlane tarvitab kõike seda, mida tegelikult Jumal teeb. Ja sellepärast, vaata, Vanas Testamendis on samamoodi juba Taavetil olid need võrguasjad selged, tal olid, võiks ütelda, nagu teised pildid, tal olid seal need linnupüüdja paelad ja ütleme, kuidas seal metsloomi võib-olla püüti ja ütleme, need võrgud, mis olid tema silmade ees. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et see võrku püüdmine tegelikult käis väga ja sellepärast on see niimoodi, et samamoodi Taavet, võtan korraks, kui juba Taaveti juurde läksin, näiteks laul 9.16. Seal on samamoodi, kus Taavet tarvitab seda võrgu mõtet ja eks mina ka lihtsalt tegin otsinguga piiblis neid salme, otsisin läbi kalad ja võrgud ja sellepärast täna saan neid asju teile siin rääkida. Ja 9.16, siin on öeldud selliselt, et paganad on vajunud auku, mille nad on teinud, võrku, mille nad sajasse on seadnud. Ja nende jalg on ise sinna nagu takerdunud, eks. Et seatakse, need võrgud seatakse kuskile salajasse ja loodetakse tegelikult, et sinna lõksu sisse läheks. Võtan siit lauludest veel, ma olen märkinud 38.13 ja seal on samamoodi üks selline mõte, mis kohe jälle sama asja tegelikult meile näitab. 38.13 ütlesin, jah, ja kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest ja mõtlevad pettusele kogu päeva. Ja sellepärast on see nii, et samamoodi ta koges sedasi, et vaata, üks selline võrkude värk oli olemas sellel ajal ka. Praegu näiteks, ütlen ühe sõna veel, mis on praegu aktuaalne näiteks Eestimaal, kaamerate võrk. Ütleme, et lihtsalt sõidad linna sisse, kõik, sa oled kuskil nagu mingisuguses võrgus, praegusel hetkel öeldi sedasi, et seda tuleb praegu tagasi tõmmata, praegusel hetkel, et ei tohi seda teha, meie pühapäevakooli laps muideks oli seda ütlemas ka praegu, seda, et paneme selle värgi natukese nagu kõrvale ja sellepärast, kallid, meil tuleb palvetada oma pühapäevakooli laste pärast, kui nad ministriteks saavad, et nad tegelikult õigeid asju teeksid. Ja sellepärast praegusel hetkel tema tõmbas natukese seda asja tagasi ja andku Jumal, et need võrgud saaksid õieti sisse visatud. Sest et kui need on kurja pärast ja kavaluse pärast, siis need on halvad võrgud. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et täna, kui me oleme nagu nende teemade juures, siis me tegelikult oleme nende võrkude keskel. Ämblikud teevad ka oma võrkusid, mis pärast.
et võrku püüda. ja noh, ega meil nendest kärbestest nagu väga kahju ei ole, kes sinna lähevad, eks. aga põhimõtteliselt on see nii, et aga me näeme sedasi, et see on üks nagu meetod tegelikult, mis on siin selles maailmas. ja sellepärast, kallid, see on nii, et taevariigi võrgud on sellised, et on sellised ka olemas. ja sellepärast on see niimoodi, et meie oma evangeeliumi kuulutusega peame ka seda võrku tegelikult väga õieti ja hästi tarvitama. aga no lauludest veel ühe koha ja siis liigun edasi 64 ja 6, olen siia märkinud nagu selle koha ja 64:6. Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes, nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema, nad ütlevad, et kes meid näeb. ja noh, ütleme, et siin on niimoodi, et tigedate salanõu, Taaveti laul 3. salm ütleb sedasi siin juba seda samuti, nende paganate mõllu eest, mida on vaja hoida ja kuidas nad ihuvad oma nooli ja mõõkasid ja no ütleme, et ma ei hakka kõike seda lugema. Mõned kohad piiblist täna kindlasti loen nagu pikemalt ja rohkem. Ma usun sedasi, et kus on väga head sellised asjad, mida täna jagada. aga no ütleme, et jätame nagu selle võrgu mõtte, õpetuse sõnades on niimoodi ka, et ei ole mõtet võrku laotuda tiivuliste nähes aga no ütleme, et seda tegelikult tehakse. Ja kus praegusel hetkel tegelikult toimuvad paljud sellised kuriteod ja värgid, need toimuvad seal võrgus, need toimuvad seal. Sellepärast, et vaata, meid läheb panka, meid hoiatatakse petukirjade eest, sest seal on, ütlesi me oleme, no kus on inimesed praegusel hetkel? Inimesed on, võiks ütelda, väga paljud inimesed on, ütleme, mida aeg edasi, seda rohkem inimesed istuvad tegelikult internetis. ja osad on veel täna televiisorite ees ja ma ei tea, mingi ports on võib-olla isegi kuulab raadiot, eks. ja ütleme, et sellised. aga mida rohkem ja rohkem tegelikult nooremad, need järjest tegelikult kolivad nagu ringi nendesse teistesse võrkudesse. ja seal on meelitused, seal on juba röövimised, seal on kuriteod ja sellepärast on seal niimoodi, et ja seal on igasugused petukirjad ja värgid, noh, millest juba täitsa avalikult hoiatatakse, siis teised teevad meile suuri tulemüüre ja värke, et meid kuidagi hoida elus ja et meil need aparaadid ka veel päris nässu ei läheks ja noh, ütleme, et sellist elu me praegu elame. aga kallid, tänasel õhtul ütlen sedasi, kõiges selles võrgusüsteemis, mis siin iganes on see Jumala oma või on see saatana oma, mis iganes siin selles maailmas on kehtima praegusel hetkel pandud, kõige paremini saab meid aidata issand ise, oma vaimu läbi. Et meie toimiksime selles süsteemis õieti ja et me ei läheks nendesse lõksudesse, no ütleme, laul 91, hoia mind selle linnupüüdja paela eest, no samamoodi lihtsalt nagu natukese nagu teisel viisil, aga ma usun, et see teema ja see mõte on sulle praegusel hetkel juba väga selge. Nii et ja mis seal võrgus siis levivad, noh, viirusi ka levitatakse, eks, meie arvuteid ikka viiruste eest tuleb ka hoida, ja sellepärast ja muidu et lihtsalt lähevad umbe ja ei taha pärast nagu töötada ja nii, et kõik on kolinud nagu sinna. Kuidagi väga on tegelikult kolinud nagu sinna. Aga sellepärast jätame praegusel hetkel nagu sellise pildi endale lihtsalt nagu meelde, mida olen saanud, aga nüüd tegelikult tahaksin hakata täna nagu jagama nagu seda sõna, mis on nagu mulle nagu eriti nagu elavaks saanud, nagu, mis on nagu praeguses ajas vajalik. Kallid, see Jumala sõnaga on nii, kui sa praegu loed, sa saad uue tegelikult täiesti ilmutuse, sellepärast et vaata, ennem mina oma elu jooksul mingisuguseid selliseid ilmutusi, no ei ole eks üldse võimeline saama, kui neid asju tegelikult ei olnud olemaski. Ma ütlen, et aasta oli 80 meie peres, oleme ikka vahest meelde tuletanud, kui meie ostsime oma esimese mustvalge televiisori. No olid nüüd Moskva olümpiamängud ja siis oli tähtsam värk ja me tegime ka otsuse, et nüüd läheb televiisoriks lahti. Ja panime Soome häälebloki ka sisse ja vaatasime neid redarässasid ja kõike siis sellel hetkel. Ja no ütleme, et läksime nagu sellisesse maailma sellel hetkel seal Põhja-Eesti poolt. Lõuna-Eestis seda sellisel hetkel ei saanudki teha, aga seal, noh, see oli niimoodi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me elame mingisuguses ajas ja sellepärast on niimoodi, et aga piibel on kõikide ajastuste jaoks. Ja sellepärast on niimoodi, et meie, kes me praegu elame, me saame lihtsalt uued ilmutused ja seda on väga huvitav tegelikult lugeda. Nüüd, näiteks võtame Hiopi raamatu lahti. Mulle muidugi Hiopi raamatu sealt need lõpus peatükid, seal, kus juba Lihu hakkab rääkima, seal on hästi äge seda lugeda ja nüüd me teengi siis lahti Hiopi raamatu ja 34. peatüki. Ja siis loeme sealt tegelikult salme 10. kuni 30. Kuna olen üsna pikad lõigud täna nagu silmad ette pannud, siis on niisugune lugu, et ma ei loe vist kõike sõnu, aga lihtsalt juhin nagu tähelepanu nagu nendele mõtetele, mis on
silma jäänud. kõigepealt ma ütlen sedasi, et see 30. salm, milles on üks selline mõte, siin on räägitud ühesõnaga kuningatest ja paneb kuningaks Jumala vallatu inimese rahva võrgutajate seast. ja vaata, kui niisugune kuningas on, et nendest võrgutajate hulgast on valitud, kes rahvaid võrgutavad ja praegusel hetkel see kahjuks nii on, et on neid kuningaid, kes on tegelikult rahvaste võrgutajad. ja sellepärast olgu see tänane niisugune sõnum, et meile nendest võrkudest ja võrgutajatest ja et me mingisugust nagu pilti nagu võiksime nagu saada ja kuidas nagu nendest asjadest hoiduda. nüüd on niimoodi, 10. salmist hakkan nüüd lugema, et neid mõtteid rohkem kätte saada. seepärast kuulge, mõistlikud mehed, mind. kaugel on Jumalast õelus ja kõige vägevamast ülekohtu tegu. Sest inimese tegu mööda tasub ta temale, nõnda nagu kellegi tee, nõnda temale antakse. Jumal ei tee ülekohut ja kõige vägevam ei vääna õigus. no super, vaata, kui asjad on nagu selliselt. ja siis on räägitud sellest, et kui issand iseendasse tõmbuks ja oma vaimu ja hingehu tagasi võtaks, siis heidraks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks. ja nüüd on 17. salm. kas siis tõesti peaks valitsema õiguse vihkaja? või tahad sa süüdi mõista õiget ja võimsat, kes ütleb kuningale kõlvatu ja vürstidele õel, kes ei pea lugu vürstidest ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, Jumal on selline, kes ei eelista vürste. Jumal on selline kõikide koha pealt tegelikult väga õiglane, ei eelista suursugust viletsale, sest et need on kõik tema kätetöö. ja sellepärast on niimoodi, et me inimestena oleme, meil on niimoodi, teatud rahvas on nagu mingi eelise rahvas, aga Jumala jaoks see nii ei ole. siis on räägitud need, kes ise nagu kuskile trügivad ja teevad valesid asju, nad surevad äkitselt keset ööd ja siis, sest tema silmad on igaühe teede peal, ta näeb kõikide samme, ei ole pimedust ega varjulist paika, kuhu ülekohtu tegijad saaksid peitu pugeda ja sest tema ei anna inimesele aega Jumala juurde kohtusse minekuks. ja sellepärast vaata, Jumalal ei ole mitte mingisuguseid uuringuid vaja. Ta peksab vägevad üle kuulamata puruks ja paneb teised nende asemele ja sellepärast, kui Peltsassarega ühe ööga oli kõik, kirjutati seina peale, ei olnud mitte mingisugust, et kuule, et kaeba edasi või mõtleme veel, sellepärast kui Jumala käest oli otsus, siis oli, otsus oli tehtud ja nii ta ongi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta peksab neid nagu kurjategijaid paigas, kus on nägijaid, see tähendab sedasi, et tegelikult me näeme neid asju, mida Jumal teeb. vaata, meie elame siin selles maailmas, kus me saame näha ka Jumala tegusid, kuidas tema tegelikult nende ülekohtu tegijatega käitub. ja sellepärast on see niimoodi, et vahest on lihtsalt, et nii, et jää lihtsalt vait ja ära ütle ühtegi sõna, aga me võime näha sedasi, et kuidas Jumal on vahest väga otseselt ka sekkumas. Aga on need variandid tegelikult, kus on ka need, ütleme, ja huvitav on siin niimoodi, et Hiopi raamatu koha pealt, kes vitsib, uuri rohkem. Venekeelses tõlkes on öeldud see nagu eitavalt, see sõna, see salm. Eesti keeldes on see sedasi, et on öeldud sedasi, et ta paneb kuningaks Jumala vallatu inimese rahvavõrgutajate seast. aga ma ei tea, kas venelastele siis ei pane, sellepärast et nendel on öeldud, et ei, ta ei pane seda. ja sellepärast see on nüüd niisugune mõttekoht, mõtle ise seda edasi, uuri neid tõlkeid selle koha pealt võib-olla veel, et paremini tegelikult mõista. aga lihtsalt me näeme sedasi, et vaata, teema kui teema on kogu aeg tegelikult on siin see, milles inimesed elavad, nad elavad nende võrkude keskel. No ma võtan siit, ma olen lihtsalt Mika olen järgmiseks siin märkinud selle lehekülje peal, mis mul siin oma kaustikus on, ja ma teen lahti Mika raamatu 7. peatüki. Ja mina leian ise selle üles, sellepärast et mul on lehekülje numbrid. Ja Mika 7. peatükk, 947 lehekülg, kellel on abiks, võid ka nii teha. Ja siin on üks selline huvitav lugu, teisest salmist hakkan lugema. Vagad on kadunud maalt. Õiget ei ole inimeste seas. Kõik varitsevad verd, püüavad üksteist võrguga. Nende käed on valmis kurjaks, vürst nõuab, kohtumõistja mõistab kohut meeleja eest, suurnik räägib oma hinge immustamise järgi ja seda nad keerutavad. Siis on öeldud sedasi, et parim neist on nagu kibuvits. Ausaim on nagu okkaline aed.
sinu vahimiste päev, su karistus tuleb. Nüüd nad satuvad segadusse, ärge uskuge ligemist, ärge lootke sõbra peale, hoia oma suu uksi selle eest, kes su kaisus magab, sest poeg põlgab isa ja tütar tõuseb ema vastu, mini ja ämma vastu, see on Miika 7. peatükk, mida loen, eks. Ja vaata, nüüd on, mida Jeesus tarvitas samamoodi neid sõnu, Jeesus ka oli tuttav selle asjaga. Sest poeg põlastab isa, tütar tõuseb ema vastu, mini ja ämma vastu, inimese vaenlasteks on ta kodakondsed. Evangeeliumitest saame seda lugeda ja see on, ütleme, Miika raamatusse tuleb. Oh, halleluuja, aga mina vaatan issanda poole ja mina ootan oma pääste Jumalat. Küll mu Jumal kuuleb mind. Ütleme, et täielik jant, mis tegelikult on. Õiged on puudu, nii segamini on see asi, õigust ei mõisteta, kõik on kuidagi halvasti läinud, üks selline võrguga püüdmine käib. Mõeldakse välja neid variante, kuidas rahvaste hulgas nagu tegutseda, aga kiitus Jumalale, et need prohvet jõuab ikkagi lõpuks nagu selle koha peale, kus ta ütleb sedasi, kuule, hästi on tegelikult sellepärast, et ma pööran oma pilgu tegelikult Jumala poole. No nii, nüüd teeme lahti, ma mõtlen, et mida ma teile ennem räägin, et te mind ikka kuulaks. Jätame naised veel rahule. Aga teeme nii, et ma loen Koguja raamatu 9. peatükist nüüd. Koguja 9. peatükk ja seal on niisugune huvitav lugu, samamoodi on räägitud, et kuidas kalad püütakse kurja võrguga. Ütleme, et nüüd tark kuningas Salomon, tema tegelikult paneb neid asju väga huvitavalt paika ja tal on huvitavaid võrdlusi asju, temast natukese räägime veel. Aga, ja nüüd ma olen märkinud, et neid võiks lugeda, neid salme 9. peatükist 1. kuni täitsa 12. salmini tervet seda nagu lõiku, siis siit tuleb see ilus pilt nagu siis välja. Jah, seda kõike ma võtsin oma südamesse ja seda kõike ma selgitasin, et õiged ja targad ning nende teod on Jumala käes. Nõnda samuti armastus ja vihkamine, inimesed ei tea, midagi neile ühesõnaga võib, mis siis võib nagu juhtuda, neile võib kõike juhtuda. Kõik on ühine kõigile, sama juhtub õelale ja õigele, heale ja kurjale, puhtale ja roojasele, ohverdajale, sellele, kes ei ohverda, patusele ja vandeandjale või kes siis kardab vannet anda, on siin umbes selline mõte ka, eks. No nii, see on õnnetuseks kõigile, mis päikese all sünnib, kõigile on ju sama osa. Inimlaste süda on täis kurjust ja neil on nende eluajal südames meeletus ja siis surnute juurde. Kuid sellel, kes alles seltsib kõigi elavatega, on veel lootust. No see on nagu huvitavalt räägitud sedasi, kallid, kui sa veel täna elad ja eriti, kui sa oled vaimulikult elavaks saanud, siis sul on lootust. Vaata, siis sinuga saab üldse nagu rääkida. Osadega üldse rääkida ei saa, surnutega rääkida ei saa. Kes on nagu, ütleme, vaimulikult nagu surnud, nendel on täiesti pilt pime ja ütleme, nad ei saa mitte midagi nagu sellest asjast aru. Aga kui sa oled veel nagu kuuldel, siis on täitsa hea sinuga rääkida. Ütleme, siin on 7. salm. Mine söö rõõmuga leiba ja joo rahuliku südamega oma veini, Jumal on juba ammu su teod heaks kiitnud, su riided olgu alati valged ja ärgu puudugu su õli pea peal, naudi elu naisega, keda sa armastad, kõigil on tühiselupäevil, kõigil oma tühiselupäevil, mis sul on antud päikese all, kõigil tühisel päevil, sest see on su osa elus ja vaevas, mida sa näed päikese all. Tee jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest kui surmavallas oled, seal ei saa mitte midagi teha. Ja siis on räägitud sellest, et tegelikult on niimoodi, et jooks ei olene kärmeist, sõda ei olene sangareist, samuti, samuti ei olene leib tarkadest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, ütleme, et mõni maa võib olla nagu viljaait, aga nendes paikades võib olla ka nälga suremine. Sest see kõik tegelikult ei olene. Jah, seal on niimoodi, et valitsejad vahest viivad leivad asjad minema, aga sellepärast on nii, et ei olene tegelikult need asjad üldse väga palju inimestest, sest et kuidas need asjad võivad sündida. Ja siis see 12 salm ütlebki, sest inimene ei tea oma aega nagu kaladki, keda püütakse kurja võrguga, nagu paelaga püütavad linnud, nagu neid, keda püütakse nõnda nagu neid, nõnda püütakse inimlapsigi kurjal ajal.
kui see äkitselt neid tabab. ja sellepärast, ja siin ongi nagu räägitud sedasi, et kurjal ajal püütakse inimesi nagu kalu selle kurja võrguga. ja sellepärast täna me lihtsalt räägime sedasi, et me elame sellises maailmas, kus need võrgud on reaalselt, on tegelikult meie ümber. eriti ma mõtlen sedasi, me peame mõtlema oma järeltuleva põlve peale, nende laste ja lastelaste peale, kes nagu nendesse võrkudesse kukuvad. sest no praegu on ju sellised, rääkida ei oska, aga internetis käia oskad. aga näpid seda telefoni ja sirvid seda ja vaatad sealt ja sellepärast paraku see elu on sinna, kuhu me tegelikult oleme jõudnud. aga kiitus Jumalale, et piibliraamat juba hoiatab meid nende kurjade võrkude eest ka. nüüd on niisugune järgmine koht, lähen Hoosea raamatusse. Hoosea raamatu sellest 4. peatükist, ma usun sedasi, kes me piiblit tunneme, meil on seal see 4. ja 6. salm väga, 4. peatüki 6. salm eriti tähtis ja see seisab meil väga meeles, aga täna võtan sealt 4. peatükist samuti 1. salmist kuni siis 11. vaatame seda Hoosea raamatut. Hoosea 4. teeme lahti. Ja nüüd on niimoodi, et on üks selline olukord, mis on siis riid Iisraeliga. kuule issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest issandal on maaelanikega riid. sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. sajatatakse, valetatakse, tapetakse, varastatakse, rikutakse abielu, murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. sellepärast leinab maa ja kiratsevad kõik, kes seal elavad, metsloomad, linnud ja merekaladki. Kallid, kui olete veel kaasas, siis paneme tähele sedasi. See kõik tegelikult on, ütleme, toimimas. Meil on Balti meres ka niimoodi olnud, ma ei oska praegu aegasid ütelda, vahepeal kalad ujusid ära siit. Ütleme, osad müüsid oma võrgud maha, ütleme, sellepärast, et oli lootusetu tegelikult, et nagu kala püüda leidsid seda, see mõttetu on tegelikult teha. mõni targem hoidis järgi, sest et tuleb jälle selline aeg, kus kalad ujusid tagasi. ja siis said kohe hakata jälle nagu püüdma ja sellepärast see kuidagi on nii sõltumas ja me näeme sedasi, et maa, metsloomad, taevalinnud, merekaladki, kõik on tegelikult sellises, ütleme, nagu seoses sellega, mida tegelikult inimene on tegelikult tegemas. Olga Kolikova, ütleme, jutust on nii selgelt on meeles sedasi, et see oli üks sakslane, kes käis, ütleme, 1000 aastat tagasi siis Venemaal, peale Venemaa ristimist. Ütles, et siis olid ütleme, need järved ja jõed olid nii täis, et need kalad lihtsalt hüppasid seal sees. Et kui sa läksid järve äärde, et lihtsalt näed sedasi, et kubiseb kaladest. Aga vaata, kui oli Jumala poole pöördumine, siis oli niimoodi, et ei olnud puudust. Siis ei olnud mitte mingisugust kiratsemist. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et lihtsalt need asjad on nii Jumala sõnaga tegelikult kooskõlas. Ma loen siit edasi sõna. Ometi ärgu ükski sõidelgu ega ärgu ükski laitku. Ja sinu rahvas on nagu need, kes riidlevad preestritega. Ja sa komistad päeval ja koos sinuga komistab prohvetki öösel ja ma hukkan su ema. Ja siis tuleb see meil hästi tuntud salm, et mu rahvas urkub tarkuse puudusel, põlgad tarkust, põlgan sind. Sa ei või olla mu preester, oled unustanud Jumala seaduse, unustan minagi su lapsed, need on väga kehtivad tegelikult seadused, kõik, mida praegu loeme. Ja nii on. Ja mida rohkem on neid, seda rohkem teevad nad pattu mu vastu ja muudan nende au häbiks. Nad toituvad mu rahva patust ning nende hing imustab tema süütegu. Aga nõnda nagu rahvaga, nõnda ka preestriga, mina luhtlen teda ja ta eluviiside järgi tasun temale ta teod. Nad söövad ja nende kõhud ei saa täis, nad teevad ooratööd, aga nad ei sigine. Praegusel hetkel on see, ütleme, see rahvaste miinus, ütleme, et ei sünni lapsi. See on seotud samamoodi selle asjaga. Sellepärast on nii, lihtsalt ei sünni, midagi teha ei ole. Ja sest nad on maha jätnud tegelikult issanda, sest lapsed on tegelikult kingitus issanda käest. Jah, meie otsime siin põhjuseid, toidud ja keemiad ja meditsiinid ja kõik, mis sekkumised ja rumalused ja kõik asjad. Aga tegelikult on see, ütleme, et Jumala sõnas on väga selgelt, oled eksinud, lihtsalt oled selle patuse tee peal. Oora elu, vein, virre võtavad mõistuse, ütleme, ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, need valed asjad võtavad inimestelt mõistuse. Ja vaata, kui sellised tegelikult valitsevad, nendel ei ole mõistust, midagi teha ei ole. Ja nad on need pimedate ööhid. Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle, sest ooruse vaim on neid eksitanud ja nad on oorates lahkunud oma
Jumalast. ja sellepärast, kallid, mõtlen sedasi, et vaata, minu jaoks on see nii, minu jaoks on need nagu värskelt püütud kalad. Et toitud nagu sellest, et mida sa praegu püüdsid. lihtsalt viskad sisse, viskad selle sügava koha peale, tõmbad selle välja, hakkad lugema ja siis on selline, ja minul ainukene mure on see, et kui ma ütlen, jumal, ma olen neid kohti lugenud, et millal ma jõuan nagu ära rääkida. Sest ma tean, et vaatan aga sinna kella poole kogu aeg, et lihtsalt, aeg lihtsalt lippab. Aga minu enda jaoks on see selline, no nii võimas tegelikult, ma näen sedasi, et sa, Jumal, oled ju rääkinud meie praegusesse aega. Mis siis, et Oosia kirjutab seda ja sellepärast ta kirjutab seda, noh, ütleme, ammu võiks ütelda. Aga see on meile praegusel hetkel no nii otsene tegelikult juhis ja abi tegelikult, kuidas elada. Noh, Sefaniat ei ole, eks, lugenud veel. Ja Sefania raamatu ma teen nagu lahti ka esimene peatükk ja sealt samast hakkame kohe lugema ja see Sefania raamat tuleb natuke siit Oosiast edasi keerata ja varsti leiame ta üles. Miika, Habakuk ja enne Sakarjat või kuskil sa jääd seal või? Sefania, jah, pisike raamat. 954 lehekülg ja ta on täitsa käes. Ja siin on just jälle räägitud, jälle see on nagu täiesti ajas sõnum. Issanda sõna, mis tuli Sefaniale, Kuusi pojale ja siin on järjest, kelle poeg oli, Juuda kuninga Joosia päevil. No aeg on umbes 640 aastat enne Kristust kuni siis 609 enne Kristust, kui ütelda, et lihtsalt mõista ajas, kus umbes ta jääb meile. Ja ma võtan maapinnalt kõik sootuks ära, ütleb Issand. Ma võtan inimesed, võtan loomad, võtan taevalinnud, võtan merekalad. Vaata, kui paljud tegelikult maad on praegusel hetkel hädas sellega, et rahvast ei ole. No mingil määral, lahendatakse nende teiste rahvaste sisserännuga, et nooremaid inimesi, sest et väga paljud on vananevad rahvad, ma võtan inimesed, võtan loomad, inimesed aitavad ise nendele vahest nagu sellele asjale kaasa nagu ka, võtan taevalinnud, võtan merekalad, no ütleme, need asjad juhtuvad. Ma panen õelad komistama, hävitan inimesed maapinnalt, ütleb Issand. Ma sirutan oma käe Juuda vastu ja kõigi Jeruusalemma elanike vastu. Ja sellest, kallid, meil on nagu hea lugeda täna, et me ei süüdista mitte ühtegi rahvast, võiks ütelda, et see on Jumala sõna, kus ta räägib tegelikult oma rahvaga, Iisraeliga, Juudaga. Ütleme, et selles suhtes on nagu hea, et meil ei ole nagu siin kellegile nagu eriti kivi visata selle lugemisega. Ma sirutan oma käe Juuda vastu ja kõigi Jeruusalemma elanike vastu. Ma hävitan sellest paigast Baali jäänused, ebajumala pappide nimed koos preestritega, vaata, millised papid seal olid, ja need, kes katustel kummardavad taevaväge ja need, kes kummardavad Issandat ning vannuvad tema juures, aga vannuvad ka Milkomi juures. Ja on niimoodi, et osad preestrid tegelikult on niimoodi, et justkui on jumala preestrid, aga tegelikult on ka ebajumala teenistuses. No täpselt lihtsalt on see, niimoodi, et tehakse nagu ühte, tehakse nagu teit, ma kuulun kuskile teise organisatsiooni ka veel, vahet ei ole, tead, eks, et mis siis, et see, tead, saatanlik on, aga ma olen seal ka, et ma kummardan sinna ja kummardan Issandale ka. No nii, ja need, kes on taganenud Issanda järelt, kes ei otsi Issandat ega nõua teda, olge tasa Issanda Jumala ees, sest Issanda päev on ligidal. Sest Issand on korraldanud tapaohvri ja on pühitsenud oma külalised. Issanda tapaohvri päeval ma nuhtlen vürsti ja kuningapoegi ja kõiki, kes panevad selga võõramaised riided. On sul kodumaised riided või? Aga põhimõtteliselt me näeme sedasi, et vaata, kuidas tegelikult, vaata see süda oli tegelikult kuskil mujal, võõraste jumalate juures. Ei, sa võid teiste maade riided kanda ja niikuinii enamus hinnast tulevad, eks. Aga selles ei ole nagu, ütleme, see küsimus. Aga vaata, su süda ei tohi olla nende võõraste jumalate juures. Ja see ütleb, et mul tuleb see tapaohver. Ja keda see puudutab kõigepealt? See puudutab tegelikult kuningapoega, vürsti ja kõiki, kes on nagu nendes positsioonides. Keda küüditatakse esimesena? Kas need kõige vaesemad? Ei. Paabelisse viidi ka see koorekiht. Et ikka need rikkad mehed koorekihist, eks. Ja need lähevad nagu sinna. Ja ma teen seda tegelikult vürstidele, kuningapoegadele, ma teen seda. Kui loed, ütleme, neid riigipöördeid ja värke, vahet ei ole, mis valitsused ja asjad või iluti just siin kuulsin, kas või Võru kohtagi, et kuidas siin Saksa võim ja Nõukogude võim ja kuidas need edasi tagasi käisid. Ja siis on niimoodi, et kelle kallale minnakse, tippude kallale minnakse.
ja neid viiakse ära vangilaagritesse ja kohtadesse, üks ühele poole, teine teisele poole, kõik kuskilt otsivad, aga otsitakse just neid ja sellest, aga jumal ütlebki sedasi, et vaata, mina tegelikult nuhtlen vürste ja kuningapoegi ja kõiki neid, kes panevad selga need võõramaised riidleid. ja ma nuhtlen sel päeval kõiki, kes ronivad lävele, kes täidavad oma isanda koja vägivalla ja pettusega. Ja ma vaatan mitmendani, ma olen siin märkinud 14. Ja sel päeval ütleb issand, kostab hädakisa kalaväravast ja ulgumine Uuslinnast, valikärgatus küngastelt, uluge Uhmri elanikud, sest kõik kaubitsejad tapetakse, kõik hõbedavaagijaid hävitatakse. Ja sel ajal sünnib, ma otsin lampidega Jeruusalemmas läbi ja karistan neid, kes tukkuvad oma põhjapärmil, kes ütlevad südames, issand ei tee ei head ega kurja. Nende varandus riisutakse, nende kojad jäävad tühjaks, kuigi nad ehitavad kodasid, ei ela nad neis, kuigi nad istutavad viinamägesid, ei joona neist veini. Ligidal on issanda suur päev ja see on ligidal ja ruttab väga. Issandal on päeva hääl, sealt kisendab kangelanegi kibedasti. See on siis vihapäev, häda ja ahastuse päev. Ja ütleme, et see 16 salm võib ka, ma olin küll vähem märkinud, eks, sarve ja sõjaviupäev kindlustatud linnadele. Ja sellest, meil juba natuke see treenitakse nagu selles valdkonnas. Aga me näeme sedasi, et vaata, asjad lihtsalt liiguvad nagu täiesti, kui jumala sõna loed, et mis on tegelikult juhtumas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see oli siis ühesõnaga sellel ajal Assüüria oli siis Paabelit nõrgestanud ja Juudal oli tegelikult teatud oma võimalused ja asjad ja sellepärast kallid need, aga ta oli siis Jeremia kaasaegne ja nähtavasti ka Nahumi ja Habakuki kaasaegne, kui Sefania kohta lihtsalt natuke see veel ka niimoodi ütelda. Ja sellepärast kallid, need ei ole, ütleme, et vaata need sõnad, mida me loeme, need omas ajas väga täpsed. Aga meile, kui me ütleme, et kui me nagu pihta saame ja kui me näeme sedasi, on samamoodi täiesti võimsalt tegelikult need elavad sõnad, mida lugeda ja kui tore ja see võimas on. Võtame veel Ezekieli raamatu 47. peatüki, see on nüüd üks niisugune ilusam lugu, sest et seal on nendest kaladest ja võrkudest nagu palju positiivsemalt see lugu. Ezekieli 47, sealt templist voolab see vesi välja ja ütleme, natuke loeme sealt ka. Vesi voolas templi lävelt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool. Vesi voolas alla templi parempoolse küljeseina alt, lõuna poolt altarit. Ütleme, et siin on niimoodi, et kui ilmakaartes hästi ei orienteeru, siis on võib-olla raske kohe mõelda, et joonista välja, kuidas see oli. Aga ütleme, et me näeme sedasi, et kuidas, ütleme, et prohvet nagu seda pilti nagu näeb. Kui mees läks välja ida suunas, 3. salm, siis tal oli mõõdunöör käes ja mõõtis 1000 küünart ja laskis mind veest läbi minna, vett oli pahkluudeni. Ja siis läheb järjest, kuni lõpuks eks saab ujuda, sest vesi oli nii kõrge, et oli paras ujumiseks, 5. salmis oli juba see lugu. Ja nüüd on niimoodi, aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin kui sealpool. Ja sellest kallid, ütleme, puud on samamoodi, on inimeste pilt, eks, et õige on nagu puu, mis on istutatud vööaade äärde. Aga ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele ja jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre ja nende merre jõudes paraneb seal vesi. Muideks lihtsalt ütlen otse, kui lihtsalt praegu siit loed seda ida poole. Tegelikult on profeteeritud ja räägitud, et ida poolt tuleb ärkamine. Kui veed voolavad sinna, siis tegelikult see tuli ja tuul tuleb sealt poolt, mis on meile ka õnnistuseks. Ja me elame nagu praeguses mõttes selles ajas. Jah, ütleme, et me kogudus sündis 1911, et ka Peipsi tagant tulid tegelikult kuulutajad, sest Priilaste omad seda pidi suhteliselt käisid ja liikusid ja sellepärast kallid nii see on, et aga vaata, Jumalal on tegelikult nagu need oma nagu sellised plaanid ja asjad, kuidas need käivad. Ja nüüd on niimoodi, et nad voolavad sinna, jooksevad alla lagendikule, jõuavad merre, nende merre jõudes seal paraneb vesi. Ja sellepärast, kallid, vaata, kui on Jumala vaimu liikumine, siis ta teeb tegelikult rahvad korda. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu, seal on väga palju kalu, sest need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb ja siis virguvad seal ellu kõik ühesõnaga, kuhu see jõgi jõuab. Ja seal on igasugu kalu, 10. salm lõpeb, seal on igasugu kalu, on suure mere kalu ja väga palju.
ja sellepärast, kallid, nii see on, et väga huvitav on tegelikult nagu lugeda ja näha, et mis tegelikult saab sündida. Ja sellepärast, kallid, see noot on sees ja see saak tuuakse tegelikult Jumala riiki sisse. Ja sellepärast taevariik on noodasarnane ja see on sisse visatud, aga selleks on tegelikult need elava vee jõgesid on tegelikult vaja. Ja issanda sõna peale tuleb noot sisse visata ja sellepärast, kallid, täna oleme täiesti sellises rahus, kes me oleme täna siia tulnud. Me ei blufi siin mitte midagi ülesse, et issand teeb midagi vägevat, sest vahest on niisugune tahtmine alati nagu midagi ütelda. Meil on täna vägev see, et issand meiega räägib. Aga meil on vägev näha seda, mida issand saab tegelikult tegema. Ja siis me tunneme lihtsalt selle asja ära, kui issand on teatud asju tegemas. Sest meil on vahest on nagu selline, kes oleme Jumala riigi tööl, et meil on nagu mingisugune kohustus kogu aeg midagi teha. Ei ole mitte mingisugust kohustust. Sellepärast, et vaata, asjad liiguvad tegelikult Jumala ajakavade ja asjade järgi. Nii et kiitus Jumalale. Aga nüüd võrgutamisest oli juttu. Võtame nüüd natukese neid veel niisuguseid hoiatavaid kohti ja ma teen Koguja raamatu veel kord lahti, Koguja raamatu 7:26. Mõtlesin, et kohe ei hakka rääkima, et kuulajad ei kaotaks, aga kallid õed, kannatage ära nüüd, mis me hakkame lugema. Ja sellepärast, sest vaata, Salomonil oli omad suured kogemused, tal oli naisi palju ja sellest tema julges naistest kirjutada küll. Ja 7:26 on selline salm. Ja ma leidsin, mis on kibedam surmast ja arva ära, mis? Naine. Ta on otse kui püünis, ta süda on kui võrk, nagu võrk, ta käed on nagu ahelad. Kes Jumalale meeldib, see pääseb temast, aga patuse ta püüab kinni. Vaata, igatahes ütleme, Salomon nagu kirjutas. Ja ütleme, et seal on, õpetuse sõnades need võrgutuse tagajärjed ja muideks, kallid, saage nüüd aru sellest, et ma ei räägi, et ainult naised on võrgutajad. Sest et vaata, 2. Moosese 22:15 on, et kui mees võrgutab seal neitsi ära, et mees võib ka seda teha. Nii et tõmban praegusel hetkel nagu seda asja tasakaalu rohkem, nagu selle koha pealt, et mõlemat pidi see on võimalik. Aga me näeme samamoodi, et tegelikult on siin üks, väga suur tegelikult hoiatus. Paljud spioonid, riigimeestele saadetakse kaela, ongi nad naised. Ütleme, et lihtsalt sellepärast, et vaata, tarvitatakse nagu kõike neid tegelikult variante. Ja sellest saatana samamoodi võiks ütelda, et väga palju, ütleme, et kui tugev oli mõju oli tegelikult Iisabelil, lihtsalt praegu nagu see mõte tuleb Ahabi üle. Ja lihtsalt on see, selles mõttes on see niimoodi, et me näeme sedasi, et kuidas Salomon nagu teatud mõttes on väga nagu hoiatamas tegelikult nagu selle eest. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja õpetuse sõnad seal 7. peatükist, võib korraks vaadata ka, need läks kohe lahti. Ja need on võrgutuse kurvad tagajärjed. Salm 21. Ta võrgutas seda paljude meelitussõnadega, ahvatles oma libedate huultega ja äkitselt läks mees temale järele, nagu ärkedega viiakse tappa, otse kui jalarauad meeletu karistuseks. Nõnda nagu lind, kes tõtab võrku ega tea, et see maksab tema hinge, kuni nool lõhestab, ta maksa. Ja sellepärast ütleme, et see variant on siin selles maailmas väga käimas, ütleme, et Simson, kes oli väga, võiks ütelda, vaimu täis tugev mees, aga naised murdsid teda. Ja ütleme, et lihtsalt nende kohtade peal jäi ta tegelikult alla. Ja sellepärast on see nii, et üks selline tõsine tegelikult hoiatus, mis on Jumala sõnas, on nagu ka just selle nurga alt. Ja sellepärast, kallid, me elame tegelikult, vaata, loe, kus tahad seda piiblit. Me elame sellises ajas, ütleme, kus me võime nagu järjest ja järjest neid momente nagu leida ja näha, kuidas nende võrkudega nagu need lood on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nad täna oleme saanud nagu mingisuguseid praeguse aja tegelikult selliseid hoiatusi. Ja lihtsalt kutsun üles, lugege Jumala sõna. Tead, Jumal on see, kes teeb sõna elavaks ja seda on nii mõnus tegelikult lugeda. Nii et täna lugesime Esekelit, Oosiat, Sefaniat, õpetuse sõnu, Kogujat, Iopit ja loe, kus sa loed, tegelikult on, ütleme, nii palju tegelikult seda ilmutust, millest me võime tegelikult rõõmu tunda. Aga usun sedasi, kallid, et me täna ei ole mitte halvas võrgus, vaid meid on issanda vaim kogunud. Ma usun sedasi, et Jumal on oma vaimu läbi tõmmanud oma sõna juurde ja tegelikult see tänane õpetus hoiab meid sellest linnupüüdja paelust. Ja sellepärast on see niimoodi, et ütleme niimoodi, ma täna näiteks proovisin vahepeal, et võib-olla kuulan mingeid uudiseid. Ma ütlen, et peaaegu mõttetu kuulata. Ma ütlen, et Jumal, palju parem on õhtul, ma tulen loen sust sõna ja rahunen maha ja lähen õhtul ilusasti, rõmsasti magama.
aamen. Ja tõuseme ja oleme issanda ees. Isa, me täname sind, et oleme võinud täna jälle su sõna juures olla. Ja tänu sulle, issand, et sina oma vaimu läbi teed oma sõna elavaks õigel ajal. Ja isa, me täname sind, et on olemas need head võrgud, mis on taevariigi omad, mis koguvad. Ja tänu sulle, et Jumal, et me oleme võinud nagu sellesse võrku ka jääda ja Jumal, juhi sina neid inimesi, kas või seda tänast jutlust kuulama, kes peab sellesse taevariigi võrku saama. Tõmba sina neid sellest maailmast välja, tõmba nendest teistest võrkudest välja, tõmba nendest ohtlikest kohtadest välja, kus on tegelikult see hävitaja ja röövija on tegutsemas. Jumal, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et sina oled tegutsemas selle maailma keskel ja sinu päästeplaan tegelikult läheb täide. Isa, ma palun samamoodi, et meie kogudusena sellel aastal oleksime oma võrkusid välja viskamas sinu sõna peale. Ja isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt alati küsida, et mida ja kuidas tegelikult tuleb toimida ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et me võime täna lihtsalt õppida sellest, et sinu sõna peale tasub tegutseda ja sellise oma agarusega ei tasu ennast tegelikult vaevata. Me täname sind, issand, et sina ühel päeval läkitasid oma jüngrid välja, andsid konkreetsed kohad, ütlesid, et lähete Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, ei lähe paganate juurde, ei lähe samaarlaste juurde ja teie teekond on ainult nendes paikades ja kohtades. Ja isa, me täname sind, et me tohime täna lihtsalt paluda samamoodi ka, et juhi sina meid, igat, kes me oleme sinu oma. Isa, me täname sind, et me võime panna nagu oma mõistuse puhkama ja oodata juhtimist ja korraldusi sinu käest. Ja isa, me täname sind, et seal on õiged ülesanded meile, mida peame tegema ja seal on õiged hoiatused, et me nendesse võrgutajate kätte ja valedesse võrkudesse ei satuks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.